Ja nüüd jätkame siis ühe väga-väga inspireeriva inimesega, kelle mul on väga suur au täna siin sellisel imelisel päeval võõrustada. Et meil on siis külla tulnud Kerli. Kerli tahaks öelda kaugelt maalt, aga samas juba mingi aega Eestis olnud. Et tere tulemast, Kerli Kõiv. Tere, Toomas. Kuidas sa üldse jõudsid muusika tegemiseni? Kas sa oled juba noorus pealt olnud selline väike laululind? Kõigepealt ma tahaks öelda, et mul on ülihea meel, et need kollased kuldsed tugitoolid siin on. Tore. Et ma kohe tšekkasin ära, et seal tahaks istuda, nii et see on tore. Nii tore. Muusikaga minul on selline suhe et ma nii kaua, kui ma ennast mäletan, ma olen alati teadnud, miks ma siin maailmas olen ja mida ma siin tegemas olen. Ja mul ei ole kunagi tegelikult olnud ühtegi muud karjäärisoovi ja mul ei ole ka kunagi olnud ühtegi muud tööd. Et see oli kõik kuidagi selline, et see oli nagu nii minu hinges ja nii minu unistustes, et ma arvan, et mina olen üks selline näide, et manifestatsioon toimub ja toimib. Ja kuidas see manifestatsioon siis sul käinud on? Näiteks väiksena ma hästi palju kujustasin ennast siis lavale Ameerikasse tegema täpselt seda, mida ma teen elus. Et päris põnev on vaadata tagasi ja mõelda, et ma tegin midagi, mitte teadlikult, aga ma tegin midagi, mis tegelikult ka toimib. Aga sa mainisid juba Ameerikat, kuidas see siis unistus sul välja nägi? Et pakkisid kotti ja lendasid kohale või oli sul midagi broneeritud ka seal koha peal? Selles mõttes, et päris väiksena, või sa räägid, kui ma sinna läksin? Juba läksid, jah. Või võid ka sellest alustada, kuidas sa ennast ette kujutasid seal? Ja vaata, see oli selline nagu väiksena, see oli selline helesinine unistus. Vaata, me rääkisime sellest ka, et kunagi pisikese lapse nagu veel nagu piirid olid veel nagu just lahti läinud ja mis iganes. Et siis tundus see Ameerika nagu siuke A ja O, selline imedemaa. Ja siis ühel hetkel, kui ma sinna jõudsin, kolisin siis oma 20. sünnipäeval 2 kohvriga. Üks kohver oli raamatuid täis. Et mul on alati see, et kodu on seal, kus on raamatud. Ja siis ma muidugi arvasin, et see on kõik hästi selline helesinine ja hästi imeline. Et mul oli mingi teksaseelik valmis lõigatud, mul olid kostüümid pandud valmis ja mingisugune T-särk lõigatud ja värskid juuksepikendused ja kõik. Ja mul oli nagu, et here I come world, get ready. Et selles mõttes, et siis sinna nagu päriselt jõuda kohale ja näha, et see on ikkagi, ütleme, et asjad lihtsalt paistavad lähedalt teistsugused, kui nad kaugelt paistavad. Ja kuidas ta siis tundus sulle? Mis see erinevus oli? No alguses oli ka selline hästi suur šokk. Et selline hästi suur kultuurishokk oli ja siis ka, ütleme, selline lõpuks selline, ma ei tea, mis on eesti keeles, disillusionment. Nagu süke, see reaalsuspilt ei ole päris see ja kuidagi ta ütleme, kõik ei ole kuld, mis läigib. Kõik ei ole kuld, mis särab. Et see oli nagu selline, et hästi huvitav oli nagu näha oma unistust lahti rullumas, teha kõiki neid asju, tõdeda, et lähedalt näevad asjad teistmoodi välja kui kaugelt. Ka seda, et kõik nõuab, iga samm nõuab tohutult pingutust, iga samm nõuab tohutult siis ohvrite toomist ja kõigel on ohver. Et ühel hetkel siis ongi, et mida sa valid. Et ühel hetkel ma sain aru, et ma ei taha enam elada oma perest nagu teisel pool maakera. Ja mingisugused asjad, et ma tahan tegelikult elada hoopis looduses ja et ma tahan tegelikult võib-olla hoopis luua nagu hoopis teistsugusest kohast. Et siis ühel hetkel ma olin oma imeilusa kodu rõdu peal, kus oli tõesti nagu, et see väljaspoolt tunduski selline ideaalne. Vaatasin ilusti Hollywoodi märki oma rõdu pealt ja sain aru, et aga kuidagi mu hingele ei ole ma ei ole õiges kohas. Ma olen küll täpselt selles kohas, kus ma ette kujutasin, aga et mu hing juba ihkab midagi muud. Ja siis selleks, et leida seda uut asja, siis inimene peab tihtipeale läbi tegema sellise asja nagu hinge pime öö. Et tal on justkui nagu ühe identiteedi surm ja selline lagunemine, et siis sealt saaks tekkida uus asi. Ja sinu lagunemine toimuski nii, et sa jätsid Ameerika maha,
tolmu ja tulid tagasi Eestisse. Jaa. Et ühel hetkel ma tõesti tundsin, et ma olin meeletult üle töötanud. See on üks siuke asi, mida ma arvan, et paljud inimesed oma 20-ndates kogevad seda, kui neil on mingisugune unistus, mingisugune asi, et see üks teekonna osa on see, et kui sa nii väga armastad, mida sa teed, sa oled nagu niivõrd motiveeritud seda tegema, niivõrd ambitsioonikas, siis ühel hetkel võib lihtsalt olla see, et sa põled läbi. Ja minul juhtus selline asi, et ma põlesin läbi. Ja siis ma pidin tegelikult lubama endal tulla Eestisse ja olla voodis pikali, siruli, nii et mul terve keha valutas ja öelda ise endale, et aga kui sa enam mitte kunagi midagi ei tee, siis sa oled ka täisväärtuslik inimene. Kui sa mitte kunagi mitte midagi enam ei saavuta, siis sa oled ka täisväärtuslik inimene. Ja kui sa üldsegi kunagi ei olegi midagi saavutanud ja mitte midagi teinud, siis sa oled nagu inimolend, mitte human doing, inimtegevus. Et see nagu selline hästi sügavuti iseenda sisse minemine ja nagu arusaamine, et oot, et minu väärtus nagu justkui on üles ehitatud mingisugustele välistele asjadele, mingisugustele saavutustele, mingisugustele, ma ei tea millele. Et ma ühel hetkel nagu tundsin, et ma tahaks tegelikult oma vanaema sünnipäeval käia ja et ma tahaks mängida ja ma tahaks puhata ja ma tahaks hoopis teistsuguses nagu seisundis eksisteerida. Ja siis aastate jooksul nüüd, siis ma kolisin Eestisse metsa. Mul ei olnud mitte midagi. Mul olid mingid ühed dressipüksid, mingi radikas oli, elasin sellises poolvalmis majas ja hakkasingi tegema siis endaga seda sisemist tööd ja ka enda loominguga sellist tööd nagu, et kes ma siis päriselt olen, et kui ma lähen hästi sügavuti. Ja esimest korda ma olin metsas, ma arvan, vist oli 7 kuud. Ja siis oli päris huvitav vaadata nagu kogu seda kihtide lagunemist. Et ühe identiteedi lagunemist. Ja see, kuidas sul see protsess siis tänaseni jõudnud on? Oled sa suutnud kõik kihid nagu lahti võtta või sa tunned, et siin on tööd veel iseendaga? Tead, mulle tundub, et ega sa ei saa kunagi valmis. Ja mingisugust lõpppeatust ei ole. Et vahepeal on nagu sellised väiksed minipeatused, kus saab nagu hinge tõmmata ja võib-olla midagi pühitseda või nagu öelda, et seda ma olen harjutanud hästi palju, et kui ma midagi teen, siis ma ütlen, et tubli, super hästi tehtud. Et hästi palju sellist nagu enda kiitmist, enda tõstmist ja kogu aeg, et olla tegelikult nagu kogu aeg ikkagi sellises rõõmu, naudingu, vabaduse, usalduse energias. Kuidas siis ennast tegelikult tuua sinna kohale, sinna hetke, et sa oled nagu, sa ei ole stressis tuleviku pärast ega mineviku pärast ja et kui on sul mingid nipid, trikid, ütled sa ise endale midagi? Kui ma hakkan näiteks üle mõtlema või minema stressi, siis ma visualiseerin kogu oma energia enda südamesse või lähen kohe nagu enda tunnetusega enda südamesse ja hästi palju sisendan endale seda, et usalda, lihtsalt usalda. Ja siis muidugi meditatsioon on minu üks suur lemmik, et eelmine aasta kogesin siis Vipassanat, tegin selle 10-päevase Vipassana läbi ja see hingamine ja meditatsioon on küll üks selline nagu tõeline life hack, et kui ikkagi asjad, lained käivad üle pea kokku, siis lähed oma hingamise juurde tagasi ja võtad aja maha ja see on selline, ma soovitan, et iga inimene võiks sellega tegeleda. Ma võtsin juba järgmise aasta eesmärgiks. Võtsid, jah? Okay. Et sinust inspireeritud. Meil oli Kerliga väga selline 1,5-tunnine nagu vestlus ja siis ma uurisin kõikide toredate teemade kohta, mis me täna arutame, räägime ka. Ja ma ise tundsin, et pärast seda vestlust ma olin mingisuguses, ma ütleks päris mustas augus, aga ma olin sellises nagu pruunikas, helepruunis augus ja siis see, kuidas Kerli oma tähelepanuga tegelikult ja küsimustega ja kohalolekuga ja selle sama, et sa nagu ei muretse, lihtsalt ei ole stressi, lihtsalt ei ole. Et see kuidagi nii värskendavalt tõi mulle mingisuguse paradiisi oaasi, et ma tundsin, et ma oleks nagu mingi terapeudi juures käinud ja see tegelikult mulle nii tunduski, et ma olen siiralt väga-väga tänulik selle eest. Toomas, sa oled nii nunnu, sa oled nagu selline tõeline vikerkaare laps. Aga ma arvan, et see on üks oluline punkt, see on küll üks asi, mida ma metsas õppisin seda, et ma muidu olin kogu aeg stressis.
ma tegin nii palju tööd, et ma olin kogu aeg stressis, ma ei võtnud ühtegi vaba nädalavahetust, ma ei võtnud ühtegi vaba õhtut, et ma olin ikkagi 15-aastasest peale nagu siukse motiga ja siukse nagu sihikindlusega. Aga siis ma ühel hetkel nagu sain aru, et elu ju, see juhtub nagu nii ja see, mida sina tunned, on sinu enda valik. Ja sa saad igale situatsioonile, peaaegu igale situatsioonile tegelikult reageerida, siis kas sa lähed stressi või sa, mis on kohutavalt halb su tervisele, see tekitab kortisooli, mis on stressihormoon, kortisool, see mida kõike tekitab, kõik haigused ja kõik mured ja kõik asjad. Et see, et kogu aeg jälgida seda enda sisemist tunnet ja kui hakkab jälle tulema, siis ma jälle ütlen, et ei, naudingusse. Et juba hommikust peale ma ärkan nagu ja see naudingu energia printsiip on siuke mega oluline asi, et kui ma tunnen, et siis ma panen kohe mingisuguse hea muusika peale, ma panen kohe mingid õiged valgused, mingid õiged lõhnad ja nagu kohe ütled, et ei, stopp, mingid mõtted. Ja see on ka see koht, kus meditatsioon tuleb sisse. Et sa ühel hetkel nagu ei lähe enam iga mõttega kaasa, vaid sa vaatad, et siit tuleb mingi asi ja sa ütled, et ei, aitäh. Et sa saad nagu kunniks. Et sa tänulikkusega saadad need mittevajalikud mõtted nagu ära endast ja tegelikult oled siis lõpuni kohal. Et meil on osalejatel ka küsimus, et mis hetkedel sa oled päriselt kohal, et jagage oma vastuseid, oma mõtteid ja siis pärast etaste lõpupoole siis vaatame neid koos ka üle. Aga tuli üks küsimus, mis siis on sinu väga, ma ei tahaks öelda värvika, aga väga ekstravagantse nii-öelda välimuse või riietuse kohta. Et kuidas sa oled leidnud selle julguse, et kanda selliseid silmapaistvad riideid või ja erineda teistest oma muusika poolest? See on nii huvitav kontsept minu jaoks, et keegi arvab, et see on julgus. No see on Eestis võib-olla vist see äkki või? Eestis on küll hästi palju seda probleemi, nagu, et keegi vaatab ja keegi arvab, et siin võib-olla tundub, et inimestel on nagu siuksed mõtted. Näiteks, kui sa elad sellises linnas nagu Los Angeles, kus on 25 miljonit inimest, võid kindel olla, keegi ei vaata. Üks hull kõnnib trussikute väel, räägib iseendaga, teine hull kõnnib, siis kuskil mingi popstar kõnnib, nagu, et kõik on siuke nagu loomaaed. Et ma arvan, et tead üleüldse see koorem, mida teised inimesed arvavad, on tohutult suur koorem ja sellest võiks vabaneda. Et ma arvan, kuidas näiteks mina olen seda enda jaoks lahti mõtestanud, on see, et mida keegi arvab. Meil ei ole maailmas, ma arvan, peaaegu mitte ühtegi inimest, kellel on objektiivne arvamus. Kõikidel inimestel on subjektiivne arvamus, kuna neil on enda kogemused, neil on enda siis programming. Ega enda programmeerimine süke... Ei mis sul on, mida su vanemad sulle õpetavad, mustrid, mida su kool sulle õpetab, mida sa telekast näed, seda teist kolmandat nagu, et mitte keegi ei näe sind läbi puhta ekraani, sest et neil on juba seal kriimud peal, juba on nad ise haiget saanud, juba on nad näinud mingeid asju, mingisugust ajupesu, seda teist kolmandat, et see on mõttetu. Enda kuvand siis põhineda, kuidas keegi teine siin näeb, sest meil ei ole puhta klaasiga inimesi. Et ongi päeva lõpuks on see, et sa elad oma elukese ära ja sa vaatad nagu sellele tagasi ja sa mõtled, kas ma olin see, kes ma tegelikult olen, kas ma julgesin elada. Et kuidas seda, mis järeldustele sa tahad jõuda. Selles mõttes, et ega vahet pole. Aga muusika osas sinu eristu muusika ja nüüd sa tegelikult oled alustanud hoopis uue muusika stiili või nii-öelda suunaga, et mis muusikat sa siis tänasel päeval teed pärast oma suuremat sükest transformatsiooni? Ma tegelikult juba kõik need Feral Heartsid ja need on juba sellised nagu sealt metsaajast tulnud. Aga ma lihtsalt tunnen, et minu kunst ka nagu liigub lihtsalt järjest rohkem selle poole, et see on puhas eneseväljendus. See on selleks, et ennast väljendada, mitte selleks, et muljet avaldada. Et inglise keeles siis to express, not to impress. Et ma olen enda jaoks selle niimoodi lahti mõtestanud, et see on siis minu legacy. Minu pärand. Just. Ja üks 50 aasta pärast sellest ilmselt hoolivad ainult minu mingid lapsed. Võib-olla seal pere, sinna juhtub ka mõni nagu friigim tüüp, kes on siis huvitatud, et vanaema oli nagu so-so metsa poole. Mis on ülilahe väljend. Into the wild. Et see kõik, mis sa teed, oleks hingestatud, oleks armastatud, oleks tõene
ja siis sa jätadki maha nagu oma hingeosakesed, et see ei olnud selleks, et ma ei tea, kellelgi teisele see pole üldse millegi jaoks. Et kui ma hakkasin seda metsas seda muusikat tegema, siis mul oli isegi selline dilemma, et kas ma tahan seda üldse välja anda. Sest ma ei viitsinud lihtsalt, et keegi tuleb sinna nagu peale mingi poriste jalgadega või sinna sülitama või kommenteerima nagu, et noh, sest et see ei olnud nagu teiste inimeste jaoks otseselt. See oli nagu see, et minu hing kõlab nii ja siis see tundub nagu nii ufo, et keegi tuleb nagu sinu hinge arvustama. Aga see nuti nagu maailmaga on ka see seotud, et seal on ka ju kogu aeg antakse kommentaare, likeid, vähe like, palju like, share, kas on piisavalt või ei ole. Et kas see on nagu ka, kas sa tunned, et sellega see on nii kõrv. Aga oled see on nii kõrv asi. Kuidas sa ise oled sellega nagu, oled sa teinud mingisuguse muutuse seal, et mina vanasti, mõned aastad tagasi jälgisin ka sind ja siis oli kogu aeg, panid like ja siis mingi hetk said aru, et seal on mingisugune tühimik tekkinud, et Aha, et ühel hetkel nagu tuli liiga vähe pilte või? Jah. Ja selles mõttes ma ühel hetkel, kui ma kolisin loodusesse, siis ma tegelikult tegin paar aastat täiesti siukse teadliku pausi. Et ma sain ka sellest aru, et minu väärtus nagu on kuidagi seotud sellega, kas keegi likeib või like, eriti kui su karjäär on veel ka selline, et see tegelikult nagu sõltub sellest, et kas keegi aplodeerib või ei aplodeeri, on ju. Et ma tahtsin hästi ennast sellest kõigest puhastada. Ja noh, ma ikka kohati näed, et sa paned mingi pildi üles ja siis sa refreshid, vaatad nagu mitu like on juurde tulnud ja siis saad nagu aru, et see on nii haige. Et kogu aeg ikkagi peab nagu väga teadliku meelega ennast jälgima. Mina märkan, et ma pean jälgima ennast teadliku meelega, et see ei muutuks. Noh, sealt sa saad seda dopamiini, see ongi, meil on ju ära seletatud, sellest on näid dokumentaale tehtud ja kõik. Et see on ikkagi nagu sõltuvus. Et sa saad sealt seda laksu. Siis üks osaleja küsimus tuli veel siia, et kes on su kõige suurem inspiratsioon? Nagu inimesena? Ma arvan küll. Aga sa võid ka laiendada muidugi seda pilti. Ma ei tea, seda on väga-väga raske öelda ausalt öeldes, sest et nagu maailmas on nii palju huvitavaid inimesi. Ma arvan, et kunstnikuna võib-olla minu kõige suurem inspiratsioon läbi aegada on olnud Björk. Ja mis tõttu siis, mis tema nagu see? Lihtsalt see tema julgus nagu olla tema ise. Et see, kui ma kunagi teismelisena tema muusika leidsin enda jaoks, siis see oli lihtsalt see, et sa saad aru, et mõni asi on lihtsalt tõesem kui teised. Et kui sul tekib nagu kananahk ja sa saad aru, et see inimene kanaldab mingisugust hoopis teistsugust informatsiooni. Et sellised inimesed on vägevad. Aga kuidas sina ise oled sükse universumi väega või informatsiooniga, kuidas sa lood seda sidet? Kas sa vaatad enda sisse või tunnetad, sa näed loodusest mingid peegeldusi või? Tead, ma arvan, et üks selle teekonna, üks kõige olulisemaid osi isegi võib-olla on lihtsalt see, et kui sa ei ole endaga tegelenud, siis sul on lihtsalt nagu ropendada võib või? Pigem mitte, okei. Ütleme, sul on siis mingid kihid, mis on nagu jampsi täis. Et see ongi see kõik, mida sinu silmad on näinud, kõik, mida sinu kõrvad on kuulnud, kõik, mis sul on õpetatud, kõik see programmeering. Sa oled nagu lihtsalt seda jampsi täis. Ja kui ma läksin metsa, siis ma hakkasin, et iseendaks saada, võib-olla sul ei olegi vaja midagi juurde, vaid sul on vaja ära võtta. Sul on seda jamps vaja maha koorida ja psühholoogiliselt ka sul on vaja ära teha varjutöö, mis on siis... Me rääkisime sellest, see on Carl Jungi kontsept, et ongi see, et niikaua kuni sa ei tea, mis sinus on koledat, niikaua sa kole juhib sind, niikaua need koletised nagu ongi, et iga tüli, mis sul on oma boyfriendiga, iga ebakindlus, iga asi tegelikult on mingi sinu enda haav. Ja niikaua, kuni sa ei ole nagu seda jampsi ära korrastanud, niikaua sa ei saa nendele peenmateeriatele ja sellele peeninformatsioonile ligi. Et ma vaatan, et minu jaoks mingi viimased 5 aastat on pigem see, et kõik on ära võetud ja ma olen tegelikult nagu suhteliselt paljas. Et see on nagu siis siuke puhastumine reaalselt, et sa lased kõik, mis on ühiskonna poolt mingisugused kihid tulnud peale, lihtsalt vabastad ja annad endale tegelikult oma sügavale minale siis jõudu oma nagu väetegevusteks. Lihtsalt võimaluse särada, sest ta ei ole enam nende kihtide all. Et sinus on juba kõik olemas.
et kas see viitab sellele, et me tegelikult kõik oleme ise loojad? Ma arvan, kindlasti mulle väga meeldib see kontsept, et see looja, loodus, loomine, looming. Et ma arvan, et inimene oma teadvusastmel jõuab siis kõrgemale astmele, kui ta saab aru, et ta on kaaslooja. Sellepärast näiteks ma ei lase tekkida stressi, ma ei lase tekkida nagu mingitel meeletutel negatiivsetel mõtetel. Ja muidugi mul on ka halbu aegu, aga nagu ma pigem ei lase lappama, et ma tegelen kohe ära, sellepärast ma saan aru, et ma iga negatiivse mõttega ja veel rohkem tundega loon ise ennast. Aga kuidas siis tõmbad ennast sinna nagu teadliku nagu hetke? Et kas see ongi puhas praktika tegelikult, harjutamine kogu aeg? Vaata, sellepärast on nendes ongi yoga practice, meditation practice, et see on minu yoga praktika, minu meditatsiooni praktika, mis tähendab practice, siis ju tähendab harjutamist. Et see oma mõtete harjutamine, et just see kogu see aju neuro asi, et kuidas saada siis selleks superinimeseks, ongi see, et sa pead saama oma mõtete ja tunnete ja kogu olemise kunniks. Ja see algab mõtete korrigeerimisest, sest mõtted loovad tunded, tunnetest saab iseloom, iseloomust saab elu. Siis vahepeal on veel mingid sõnad ja siis jagad kogu seda asja käitumusmustrid. Aga kuidas sul ajaga on, et kui palju sa oma aega siis keskendud oma töö siis endale, kui palju sa tegeled loominguga, et kas sul on mingid sugused piirmäärad ka tekkinud juba? Minu jaoks need ei ole eraldi asjad. Et selles mõttes minu jaoks on nagu terve elu on see kohalolu, mäng, nauding, et isegi kui ma nõusid pesen, siis on see, et katsu seda vett, tunneta seda, et ole lihtsalt nagu igas hetkes selles kaifis ma üritan olla. Ja siis, et kust hakkab töö, et töö hakkab sellest ka, kui sa tantsid, sa liigud, sa avad oma meeled, sa paned õiged lõhnad, värvid, muusika ja siis hakkavad ideed tulema. Ja näiteks ma märkan ka seda, et kui ma hästi korralikult mediteerin, siis lihtsalt looming kogu aeg tuleb läbi sinu. Ja minu kodu ongi üles seatud niimoodi, et mul on kõik olemas, mis mul on vaja loominguks, nagu heli, visuaal, ma teen ka kostüüme, ehitan lava, mida iganes. Et see on nagu kõik selline nagu tants ja mäng. Ja siis mul on mingid suured seinad on ju, et siis ma kohe teen mingi idee Photoshopis, ma prindin selle kohe välja, siis ma panen selle ülesse. Et mu elu ongi nagu terve selline, mul on üks tuba, mis ongi nagu mingi vision board. Et nagu kuidagi siuke, et ma töötan kogu aeg, aga ma ei tööta mitte kunagi. Et ma lubasin endale ka seda, et ma ei tööta kunagi. Sa võtad seda siis mänguna? Mäng. Aga see vision board, tahad sa jagada korra, mis selle nagu täpsem eesmärk ja mis ta siis tekitab sinus, mis tunded, võimalused, mille jaoks ta oluline on? Mulle lihtsalt meeldib nagu näha, et tihtipeale ongi, et miks on näiteks hästi hea teha ka liste. Mulle väga meeldib teha liste. Et tihtipeale sul on nagu ajus mingid visioonid, mingisugused asjad, aga niikaua, kuni nad ei ole nagu ajult paberile, niikaua on siin nagu segadus, aga kui sa paned nad ära paberile, siis siit jääb tühjaks, siia saabub selgus ja siis mulle meeldib näha värve, kujundeid, asju üksteise kõrval ja nagu kujustada ja siis ma saan tekitada kontseptsioonid. Ja siis ta tegelikult hakkab ka palju teadlikumat sinu nagu igapäeva tegevustesse nii-öelda sisse integreerituna nagu juhtuma. Asjad hakkavad juhtuma. Ma olen ka kasutanud, aga see ongi see, et ma olen kasutanud teadlik sellest, aga ei kasuta praegu. Et siis on nii totter see, et sa nagu oled millegi tead veel, aga samas sa ei ole piisavalt teadvel, et sa seda praktikas rakendaks. Jaa, aga ega selles mõttes ühte tõde ei olegi ju olemas. See, et kas see aitab. Näiteks ma olen pidanud tekitama vastupidi natukene eraldatust. Ja see ongi, et ma tegin sellise ruumi, et ma ei pea kogu aeg neid visioone nägema, et muidu ma elan, töötan, mängin, kõik elu on ühes ruumis. Nüüd ma olen üritanud tekitada selliseid nurki nagu sellele, kuidas öelda, sellele loomale. Et loom saab aru, et kui sa siia istud, siia laua taha, siis on nagu tööaeg. Kõik need asjad, mida me tööst rääkisime, need ikkagi nagu siin veel kehtivad, on ju, aga ikkagi selles mõttes, et tunnid tuleb sisse panna. Kui sa tahad meistriks saada, siis tunnid tuleb sisse panna, et selles mõttes sellest ei ole pääsu. Siis me esitasime ennem küsimuse ka, et mis hetkedel sa oled päriselt kohal, et siis võib-olla saame nüüd näidata kõigile ka osalejatele, et
mis siis noored on jaganud oma visioonideks ja oma võimalusteks, et siin kui see on tõeliselt head toitu ja selle tüdrukuga ma olen täitsa nõus. Oled sa toitumisega siis ma teadlikum? armastan toitu. See on vist naudingu osa. Jaa. Teerides looduses. Tahaks veel öelda seda ka, et nagu ülimalt äge on see, et noored on nii teadlikud. On ju? Ja see järjest kasvab. Ja juba sünnivad nagu mingid siuksed inimesed, kes ongi mingi mäletavad eelmisi elusid, nad on juba veganid, nad on nüüd mis mõttes on ju, te sööte loomi. Et hästi lähe. Siis üks parim küsimus, mida sina ise välja valisid nii-öelda varem saadetud küsimustest, on siis Liise poolt esitatud. Aitäh sulle, Liise. Kuidas sa aru saad, et su otsus on õige? Kusjuures hästi raske oli valida seda küsimust, sest et palju häid küsimusi oli. Aga kõigepealt ma tahaks öelda seda, et õiget ega valet ei ole olemas. Vahel mingi asi, mida sa arvad, et on sulle, mida sa nii õudselt tahad, sa ei saa ja siis sa hiljem saad enda jaoks lahti mõtestada, miks oli hea, et sa seda ei saanud. Et mingid uksed, mis sulguvad, tihti peale pärast saad aru, et aga tegelikult avanes mingisugune teine uks, mis võib-olla mulle oligi sobivam, on ju. Et nagu valesid otsuseid ei tasu, ma arvan, karta. Et need on läbikukkumised, on selline loomulik teekonna osa võidu poole. Ja mis see võit, siis jõuad sinna ühe mäe otsa, saad aru, et kuskil on veel kõrgem mägi, et seda jällegi seda saabumishetke tegelikult ei ole olemas. Et aga kuidas näiteks mina teen otsuseid, on see, et ma hästi tunnetan enda keha. Kui mu keha ongi, kui mul on naudingu tunne, siis on jaa. Ja kui mul on väike plokk või nagu väike pinge sees, siis on ei. Ja kunagi ütleme nii, et läbi aastate ma olen ikkagi pigem oma seda esmatunnet üritanud loogikaga kuidagi nagu seletada ja öelda, et ei, et mul küll sisetunne ütleb, et see on kahtlane, aga nagu ikkagi vahel, eriti kui on mingid väga veenvad argumendid, nagu et peaga mõtled, et see peaks õige olema. Aga ma ei ole kunagi võitnud, kui ma olen mitte usaldanud oma sisetunnet. Sisetunde usaldamine oma sisemise mina nagu... keha lihtsalt tegelikult sulle ütleb kohe ära. Nii et kõigile siis head kehalist tunnetamist ja teadlikkuse kasvu ja suur tänu, Kerli, et võtsid aja ja tulid, jagasid meile oma häid mõtteid, kogemusi, õppetunde ja tõesti inspireerisid nii mind kui ka siis kõiki häid kuulajaid ja aitäh sulle veel kord tulemast. Thanks.